Tere, Marko siin. Täna ma tahaksin rääkida teile ühe loo, mis muutis täielikult seda, kuidas mina ise liigun ja milline ma olen treenerina. Nimelt, veidi enam kui 3 aastat tagasi juhtus mul üks tõsine spordivigastus. Piinlik tunnistada, see juhtus üliõpilaste talimängudel mudamaadluses ja see ei ole nali. Vigastuse iseloom, nagu hiljem selgus, oli parema põlve eesmise ristatiside täielik rebend koos meniskite ulatuslike kahjustustega. Selle teadmise ma sain muidugi alles peale mõnekuust diagnoosimise protsessi läbimist, kuni ma jõudsin siis kirurg doktor Kaspar Rõivassepa juurde, kes esimese 5 minuti jooksul, kui ta mu MRT pilti nägi, ütles, et siin ei ole midagi muud teha, kui et tuleb lõikusaeg kirja panna. Kuna ma olen hästi lahendustele orienteeritud ja selle põlvega nagu igapäevaselt toimetamine ei olnud väga meeldiv, siis mul nagu muud üle ei jäänud ka. See tähendas automaatselt ka seda, et ma pidin päris tõsiselt ümber mõtestama selle, mida ma trennis teen, tahan teha ja mida ma tulevikus edasi saan teha. Ehk siis see tõi kaasa endaga omajagu teadmist. Kuid see tollel hetkel isegi ei olnud niivõrd oluline. Tähtsam oli saada ennast operatsiooni kõlbulikuks justkui, et anda endale parim positsioon sellest taastumiseks. Ehk siis, kuna ma olin sellel hetkel täiesti eesmärgipäraselt pea 120 kilone, siis ma otsustasin, et siin ei ole enam mõtet seda üles forsseeritud kaalu hoida, mis küll soodustus sportlikku sooritust tollel hetkel, vaid alustasingi siis sellega, et võtta kaalus alla. Ehk siis, kui ma täna kaalun siin 93 kilo ja mõnda aega tagasi, siis võib öelda, et peaaegu 30 kilo rohkem, siis see muutus oli päris suur. Kuigi jah, tõesti, ma ei teinud seda nüüd selle lühikese ajaga vahetult enne operatsiooni, et see toimus järk-järgult. Aga nüüd, kui me jõuame selle operatsioonini, siis see ajastus ja olu selle ümber, ehk siis enne ja pärast seda olid hästi kontrastsed. Et vahetult enne operatsiooni ma surusin rinnalt 205 kilogrammi. Miks ma nii palju sain veel suruda, oli puhtalt see, et see on ainukene nagu jõutõste ala, kus ilma jalgadeta saab veel enam-vähem kuidagimoodi hakkama. Aga 2 päeva peale operatsiooni ma ei suutnud tegelikult enam kõndidagi. Või vähemalt mitte see ei ole päris õige, ma mitte ei suutnud kõndida, vaid ma ei osanud enda pead ja keha panna tegema enam seda sama liigutust, mida ma olin terve elu otsa teinud. Ehk siis kõige suurem šokk oligi see, kui ma 3 päeva hiljem vaatasin, et ma kuidagi diivanilt nagu püsti ei saa, mis tähendas seda, et mingi variant mul peab olema. Kuna ma tahtsin natukene ennast liigutada juba, sest et kui sa oled aktiivne inimene ja harjunud pidevalt sporti tegema, siis selline inaktiivsus kas või paar päeva paneb sulle sellised sipelgad püksi, ütleme niimoodi. Ja kuna ma ei saanud nagu hästi kõndida ja ratastooliga ma oma kõrvaltuppa ei oleks kuidagi mahtunud sisenema, siis ma otsustasin, et ma rooman. Ja ma roomasingi oma sellesse väiksesse tuppa, võtsin oma 15 ja 20 kilose ketta ja tegin seal väikse treeningu. Ehk siis ma ei teinud nalja, et mu soov oli väga tõsiselt saada see asi nii korda, et heal juhul ma saan jätkata sellise sportliku tegevusega, nagu ma siiani olin saanud, aga kindlasti, et see ei jääks häirima mind igapäevaselt. Ehk siis sellest hakkas mu taastumisprotsess sellise väikse roomamisega. Sealt edasi ma liikusin 2 nädalat siis vaheldumisi karkude või ratastooliga, alguses ratastooliga rohkem. Veidi imelik oli liikuda ratastoolis, aga
ütleme niimoodi, et see, et keegi sind vaatab, peaks olema suhteliselt ükskõik, sellepärast et sa ise pead teadma, mis su eesmärk on. Kui ma sain karkudest ja ratastoolist lahti, et see toimus isegi päris ruttu, et 3 nädala pärast ma juba nii-öelda sain longates ise liikuda, aga selline lonkamine välja saada, sellega läks mul julgelt 4-5 kuud, kus ma tundsin, et mu kõnd muutus täiesti naturaalseks. Kõik see aeg ma toimetasin igapäevaselt, ütleme 5-6 tundi otsese taastusraviga, et ma tegin hommikul harjutusi, lõuna ajal harjutusi, õhtuti harjutusi, et kõik asjad, mida vähegi sai teha, ma üritasin teha, et see oli kohati päris nüristav protsess ja ma ei saa öelda, et puudus täielikult igasugune valu, et kogu aeg asjad olid selleni, et peaaegu valu piirini, et mitte otseselt valu, aga ikkagi ebamugav. Ja see progress päevast päeva tundus ka niivõrd palju aeglane, et sa ei näe, et kui tagasi vaatad, mõtled, ei ole midagi, siis selles hetkes koha peal oli ikkagi pidevalt selline tunne, et ei tea, kas see asi saabki päriselt enam kunagi korda. Ehk siis pidevalt olid tõusud ja langused ja tegelikult kuna see ristatissideme taastumine eeldab oma siis nii-öelda kehast väikse kõõlusejupi võtmist ka, siis 2 korral ma sain sellise väikse 2 pea väiksemat sorti venituse või rebendi ka, et see lihas lihtsalt kõik seal oli nii nõrk ümberringi. Ma pean tunnistama, et teatud määral oli ka mul mugavuskoht, ehk siis terve see taastusravi periood, mis oli see kõige nii-öelda olulisem, kriitilisem, ma sain viibida töövõimetuslehel. See tähendab, et mu kogu fookus saigi olla sellel, et see trauma nii-öelda ja selle tagajärjed likvideerida nii suures ulatuses kui võimalik. Kuigi jah, tõesti täieliku taastumiseni, kus ma nagu tundsin ennast nii-öelda iseendana rohkem, see võttis ikkagi circa aasta ja veidi peale. Ja arusaadavalt remonditud koht pole päris sama kunagi. Ehk siis ma ei saa väita, et ma nüüd ei tunneks, et see jalg oleks kuidagi teistmoodi. Et on teistmoodi, aga sa õpid elama ja ta otseselt ei piira. Nüüd kõige selle aja jooksul, mis ma sain seal kõndida ja jõusaalis käia ja näha, et see asi ikkagi lõpuks areneb, mitte ei olegi see seis täiesti lootusetu, siis veidral kombel hakkas tunduma, et ma ei taha enam kõndida, et mul on sellest kõndimisest ka nii kopp ees juba, et tahaks nagu kiiremini liikuda. Ja ma ei tea, kust see tuli, aga mul tekkis jube soov ja vajadus, et ma pean jooksma hakkama. Ja vaikselt 100 meetri kaupa jupi haaval ma selle võimekusega endale siis nii-öelda taastasin. Ja sellest algas ka see, et kus mu nii-öelda transformatsioon siis jõu tõstmisest, mida ma olin teinud juba 15 aastat, algas rohkem sellise hübriidtreeningu poole, kus ma teen jõutreeningut, aga samas selle kõrvale ka vastupidavustreeningut. Ehk siis ei eelista ühte enam niivõrd teisele. Et kui ma ennem olin ühe skaala täiesti ekstreemses otsas, siis nüüd ma üritasin nagu tuua ennast sinna keskele rohkem tagasi. Ehk siis hakkas kujunema uus perspektiiv ka kõigest sellest. Et ma ei näinud enam ennast ainult jõusportlasena, vaid ma sain aru, et ma tahan nagu mingit muutust. Et ma ei tahagi jätkata enam sellega, et ma nüüd näen veel aastaid ja aastaid vaeva ilma selleta, et mul oleks üldse garantii, et ma saan enam-vähemgi sama heaks, mis ma olin, vaid et valida endale uus suund.
kas ma täielikult õppisin kohe ja leidsin endale uue suuna? Ei. Ma tegin siin ühe korraliku ämbri, aga millise ämbri ma tegin, sellest ma räägin juba järgmine nädal. Seniks head pühapäeva!